Kast on tühi. Kast on tühi. Tiit loeb kokku. Üks on nagu rikutud seda risti. No see on rikutud, tegelikult seda risti on rikutud seda. Ja rikutud seda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12. See on nagu rikutud. Kõik vastu vastu. Häälte avamisel kastis kõik sedel 23. Kehtetuid on 1, see on sedel 1. Hääli lagunes järgmiselt poolt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vastu hääli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inimhääli sai susutus. Saab käekirja, siin kõnnitakse. Paluks tähelepanu. Lugupeetud. Oodake. Osad on väljas. Nii, komisjon jätkab. Lugupeetud volikogu liikmed. Hääletamiskomisjon on oma töö lõpetanud. Häälte lugemiskomisjon koosseisus esimees Margit Udam ja liikmed Ain Petrov ja Ründo Mülts. Enne hääletamise algust viibis kohal 23 Paide linnavolikogu liiget. Hääletussedeli sai allkirja vastu 23 volikogu liiget. Hääletuskasti avamisel oli kastis 23 hääletussedelit, neist 1 kehtetu. Häälte lugemisel selgus, et hääli anti järgmiselt. Poolt hääli 12, vastu hääli 10. Seega Paide linnapeaks osutus valituks Eimar Veldre. Paragrahv 45 ütleb meile ka selgelt, et Riigikogu valimiste tulemusi üle ei hääletata. Sellega kuulutan volikogu otsuse Paide linnavolikogu valimine kinnitatuks.
jõudu tööle, jaksu. Ja võtame seda.